Jah, tere! See, et ma siin seisan, on tegelikult Leo hea müügitöö tulemus, sest ma olen kindel, et keegi oleks võib-olla pädevam sellest teemast nagu tervikuna rääkima, aga Leo leidis ikka jälle üles selle ahela kõige nõrgema lüli ja eks ma siis räägin, missugune on see minu nägemus selle teemal. Et on ju teada, et Lääne-Saaremaa on väga eriline, et põhjused, miks see nii on, need on ka ju kõigile teada, et kõik need kaitsealad, mis seal on, need ju sisaldavad näiteks palju neid taimeliike, mis on teistest kliimaperioodidest, samuti iseloomustab kõiki neid alasid suur maastikuline mitmekesisus ja seoses sellega ka siis niisugune suur keskkonnatingimuste varieeruvus. Ja nüüd need kokkuvõtted, mis ma siin teinud olen, on põhiliselt siis ikkagi kaitsealade järgi, sest nende kohta on nagu kõige rohkem niisuguseid uuemaid andmeid saada, kuigi näiteks eelise andmed suuresti on ikkagi küllalt vanad ja seal on ka osa valeinfot sees, nii et ma suhtusin sellesse ka siis niimoodi kriitiliselt. Ja ma alustaksin siis Sõrvest kui Leo kodukohast ja ma panin siia kohe esiteks ühe niisuguse pildi, mis on siis avalikult niimoodi kättesaadav, et mismoodi näiteks Sõrve poolsaar on kaetud ainult 3. kategooria taime, seene ja loomaliikidest. Et nagu me näeme ka siin eriti seda kohta, kuhu astuda, ilma et sa mõnda liiki ei puudutaks, eriti nagu pole. Ja siis siia kõrvale ma panin siis ühe pildi näiteks suvalise Põhja-Pärnumaast, kus liikide tihedus on ikkagi tunduvalt väiksem, nii et minu meelest see pilt juba iseloomustab väga hästi seda niisugust looduslikku rikkust ja mitmekesisust ja siit puuduvad tõesti esimese ja teise kategooria liigid. Ja leidsin ka niisuguse Sõrve poolsaare kõrgusmudeli, et kuna põhiliselt jutt on siin nüüd metsaelupaikadest, siis oli võimalik ka natuke teha analüüsi ka selle kohta, et kuidas see Sõrve poolsaar tervikuna välja näeb, et poolsaare metsi on siis kusagil üle 10 000 hektari ja domineerivaks puuliigiks on kask. Ja kui me vaatame, et tegelikult ju see Sõrve poolsaar, et need kõrgemad kohad on ju kõik seal keskel, ja siis läheb kõik niimoodi nagu madalama reljeefi peale, siis on ka täitsa loogiline, et see kask seal domineerib ja siis neid metsi niiviisi ilmestab. Nüüd oli võimalik siis metsaportaalist leida ka seda, et missugused Eesti metsakasvukohatüübid seal poolsaarel tervikuna domineerivad ja nii nagu sellest reljeefist, siis võib ka järeldada tõepoolest, et ikka niisugused märjemad metsad, et kõige rohkem 65% on siis soovikumetsi. Siin tulevad siis kõik need järgmised tüübid, aga mis on huvitav see, et Sõrve poolsaarel me leiame kõik siis Eesti metsakasvukohatüübid, et tõepoolest väga mitmekesine ja rikkalik. Ja kui me vaatame nüüd neid metsaga kaitsealasid, siis on seal üks niisugune looduskaitseala nagu Tiisatu. Ja nagu me näeme, siin on see kaitseala koosneb niisugustest tükkidest. Kas see nüüd päris õigustatud on selle looduse sidususe seisukohast, on neid jälle täiesti omaette küsimus. Ja kui me siis vaatame, missugune see niisugune väärtuslikum liigiline koosseis seal on, siis vähemalt 45 kaitstavat liiki leidub seal ja samuti siis ka arvukalt soontaimeliiki. Siin on ka mõned siis nagu nimetatud ja nendest metsaelupaikadest on seal siis 2 loodusdirektiivi esmatähtsat elupaiga või metsakasvukoha tüüpi või metsaelupaiga tüüpi
need on siis vanad laialeised metsad ja soostuvad ja soolehtmetsad. No missugused nad välja näevad, siin on siis ka mõned pildid selle kohta toodud, aga ma korjasin välja siis ka mõningad niisugused võib-olla väärtuslikumad liigid, et näiteks puudel kasvab seal niisugune samblaliik nagu sulg ja sõhik, mis on siis põlismetsade tunnusliik. Siis on ka 2 Euroopa loodusdirektiivi liiki, see on siis merikotkas ja liblikates siis näiteks sõõrsilmik. Nii et kaitseala ei ole küll eriti suur, aga see niisugune looduslik väärtus on küll ikkagi tähelepanuväärne. Nüüd põhiliselt niisugune soode kaitseala on siis Siplase kaitseala, kus on samuti siis 3 esmatähtsat metsaelupaiga tüüpi ja vähemalt siis 22 kaistavat taimeliiki ja nendest siis 7 on kindlasti metsaliigid. No niisugused võivad need metsad siis umbes välja näha ja nüüd nendest väärtuslikumast liikidest, me võime nii öelda, tegelikult muidugi kõik liigid on väärtuslikud, siis loodusdirektiivi liikidest on seal niisugune tigu nagu siis väike pisitigu ja samuti mitmeid kaitsealuseid seene ja siis samblikuliike, praegu nüüd öeldakse, et on koos on siis kõik on seened. Nüüd niisugune täielik pärl kahtlemata Sõrves on siis Viieristi looduskaitseala, kus on 6 seda loodusdirektiivi metsaelupaiga tüüpi ja kui me vaatame, et meil neid loodusdirektiivi metsaelupaikasid on üldse 10, pluss 1 need metsastunud luited, siis tervelt 6 seda elupaika on siis sellel Viieristi kaitsealal, mis on ka ju pindalalt suhteliselt niisugune väike. Meil suhteliselt vähe on neid rohundirikkaid kuusikuid, need on seal siis esindatud ja samuti ei ole meil väga priisata nende okasmetsadega oosidel ja moreenkuiatistel, et siis ka need on seal esindatud. Nüüd selle kaitseala 2 niisugust olulisemat maastikuelement on siis kahtlemata see Litorina rannaastang ja Viieristi luited. Ja eriti tuleb siis nendest märkida seda täiesti niisugust harukordset jugapuu metsa luuderohuga siis Viieristi selle astangu all, kus on üsna suur osakaal ikkagi sellel jugapuul, mõned on seal juba päris niisugused suured ja kõrged ja siis nii mööda maad kui ka siis neid puutüvesid roomavad need luuderohuväädid ja nüüd tänu nendele pehmetele talvedele lähevad need luuderohud üsna kõrgele sinna puude otsa. Et see on tõesti üks niisuguseid erakordselt huvitavaid ja väärtuslikke taimekooslusi, ökosüsteeme ja ütleme, ta moodustab ju seal kompleksiga siis veel nende allikaliste aladega, et tõepoolest väga, väga niisugune silmapaistev ja oluline maastik. Nüüd ka kaitstavaid taimeliike on sellel kaitsealal arvukalt, vähemalt 32 ja siis üks olulisemaid nende hulgas on kahtlemata püramiid akakapsas, mille peamised leiukohad ongi Sõrves, mujal Eestis mõned üksikud on, siis seal on ka üsna arvukalt tuhkpiilakat ja samuti siis arvukalt ka käpaliste liike. Ja nüüd, kui käpalistest rääkida, siis üks uus liik sellele kaitsealale on siis valge tolmpea, mis möödunud aastal väga rikkalikult seal õitses. On siis punast tolmpead, siis ka mingeid natukene tavalisemaid liike,
aga siis üks niisugune uus leid see on nüüd küll alamliigi tasemel, see on siis väikese lehine neiuvaip ja siia kõrvale, ma ei tea, kui hästi see paistab, ma panin ka siis selle praegu teadaoleva levikukaardi Eesti taimeatlase järgi, et teda ei ole siis kuigi palju ja see üks leiukoht on tõesti siis ka viieristil. No veel teisi niisuguseid võib-olla natuke tavalisemaid liike, aga siis väga tähelepanuväärne on ka see linnurikkus, et siin kõik need linnud, kes siin kujutatud on nende piltide peal, on kõik Euroopa linnudirektiivi esimese lisaliigid. Ja väga huvitav oli ka lugeda siis seda, et on esinenud seal ka siniraag. Kaire Lei täna ütles, et tema veel mäletab oma lapsepõlvest, et tõesti siniraag oli Sõrves täitsa olemas. Praegu ta Eestist praktiliselt puudub ja Lätis ka kogu aeg tema need populatsioonid vähenevad, sest et ta on väga niisuguste komplekssete elupaiga nõudlustega liik ja oleks küll tore, kui ta uuesti sealt Lätist nii palju, kui seda on, et võiks ka siia Eesti poole uuesti tagasi kolida. Siis üks esteetiliselt ja maastikuliselt väga väärtuslik ja huvitav kaitseala on Lindmetsa, mis paistab siis silma oma niisuguste ilusate suurte luidetega ja siin on ka siis need metsastunud luited, mida ka ei ole ei Sõrves ega ka mujal meil eriti palju. Ja siin siis mõned iseloomulikud liigid ja siin siis niisugune tüüpiline pilt Lindmetsa mägedest ja seal metsades kasvab üsna ohtralt ka seda harilikku harakkuljust, mis meil ütleme üsna sageli kasvab just niisugustes mereäärsetes metsades ja kindlasti enamus teab, et see oli ka siis kuulsa botaaniku Carl Linné lemmiktaim. Ja nendest lahtistest luidetest mul väga hea pilti siin ei ole, aga see annab ka mingi selle ettekujutuse ja siis niisugune atraktiivne ja väga niisugune dekoratiivne samblaliik on kahtlemata harilik valmik ja see liik on ka just seotud niisuguste mereäärsete niisuguste liivastel muldadel metsadega, ilmselt talle vajab seda õhuniiskust, et see õhuniiskus oleks niisugune kõrge, siis ta kasvab seal väga niimoodi rõõmsalt. Ja siis Toivo Meikar on väga kenasti kirjutanud ka Sõrve metsadest kui natukene teisest aspektist tähtsast, et Sõrve metsad on olnud siis ka maamärgid ja pinnasekaitsjad. Et näiteks niisugused olid siis näiteks Kargimets, mis siis juba 35. aastal ka kaitsemetsaks võeti ja siis oli tema funktsiooniks siis see pinnasekaitse tuiskliiva eest, kahtlemata ka esteetiline väärtus, aga see oli ka siis, mets oli maamärgiks kaluritele. Umbes sama funktsiooniga on olnud siis ka Lindmetsa männik, mis 24. aastal kuulutati ka siis kaitsemetsaks ja siis niisuguse märgilise tähtsusega on kahtlemata Anseküla kirikumännik, kus siis juba 18. sajandi lõpus hakati neid liivikuid metsastama, sest see tuiskliiv tuli tee peale ja samuti siis ka teistele niisugustele kõlvikutele ja nagu takistas seal juba elu. Aga nüüd kindlalt on teada, et 1809. aastal siis seal neid liivikuid metsastati ja alates 1833. aastast siis juba hakkas toimuma see niisugune plaanipärane
nende luidete metsastamine, et seda Sõrve maanteed siis kaitsta tuistliiva eest. No siin on üks niisugune vana arhiivi pilt ka siis selle metsa kohta. Ja kui me nüüd selle Sõrve siis nüüd kokku võtame, siis me leiame sealt, kui me metsastunud luited ka juurde võtame, et siis 7 metsa elupaigatüüpi, vähemalt 11 loodusdirektiivi ja linnudirektiivi liiki, aga Sõrvega on see lugu, et seal on neid maastikke ja elupaikasid, mis vääriksid kaitset veel hulganisti. Ma tulen siin, seejuures lähen ajas natuke tagasi, kui Eestis hakati tegema neid Natura kaitsealasid, siis Rootsi eksperdid olid öelnud, et tehke oma kaitsealad enne ära, valige välja need kõige väärtuslikumad alad, enne kui te hakkate maid ja metsi tagastama. No meil lasti see niimoodi kõrvust mööda ja eks see tulemus on näha igatepidi. Ja võib-olla siis, et üks kindlasti konkreetne mets, mis vääriks kaitsealla võtmist, on see niinimetatud metsavana mets. Et mõned aastad tagasi samblasõprade sellel kokkutulekul siis leiti sealt metsast üks esimese kategooria samblaliik, mis on ka siis loodusdirektiivi teises lisas, see on siis roheline hiidkupar. Ja muidugi, seda juba sest oli juttu, et mis on see eriline, millega siis tõesti see Sõrvega silma paistab, on see luuderoomets seal Viieristil. Ja muidugi seal on neid kohti veel, näiteks kas või seesama Mõntu allikasoo, mis läks nüüd siis metsaraiesse, mis oma, kõik sealt ilmelt ja looduslikust väärtusest oli võrdne enam-vähem selle Viieristi metsaga. Täiesti mõttetu tegu, seal vist peaaegu uppusid ära need metsamasinad ja see, kui palju sealt jäi puitu saamata, sellepärast, et seda lihtsalt ei saanud seal kätte, et see oli niisugune tõeline kuritegu looduse vastu ja see ala oleks pidanud kindlasti olema juba varasemalt kaitse all. Võtame siis Tagamõisa poolsaare, mille kohta võib siis samamoodi öelda, et väga mitmekesiline maastikuliselt, elupaikadelt ja liigiliselt. Metsi on seal siis üle 4000 hektari ja nüüd siis domineerivaks puuliigiks poolsaarel on mänd. Aga muidugi ka kõik teised need puuliigid on seal siis esindatud. Ja nüüd teades siis seda poolsaare niisugust geomorfoloogiat ja kogu seda maastikku, siis domineerivad seal loometsad. Ja jällegi ma tahaksin niisuguse kivi visata, et loometsad ei ole loodusdirektiivi eraldi elupaigatüüp, aga kui oleks omal ajal õigel ajal pandud seljad kokku rootslastega, kus on ka loometsad ja ega neid mujal maailmas eriti nii palju ei olegi, et siis loometsad oleksid vabalt võinud olla ka meil võidab üldse Euroopa loodusdirektiivi see üks elupaigatüüpidest. Ja eks siis see Tagamõisa poolsaar paistab ka jälle selle poolest silma, et ka kõik Eesti need metsakasvukohatüübid on seal esindatud. Nüüd siin on siis see kaart ka nendest 3. kategooria liikidest, mis Tagamõisa poolsaarel kõik on esindatud, eks ta natuke hõredam nüüd ole kui see Sõrve, aga ikkagi väga, väga tihedalt nagu siis kaetud ka nende kaitstavate liikidega ja jällegi esimese ja teise kategooria liigid siin puuduvad. Ja kui me nüüd seda poolsaart tervikuna vaatame, siis aeg-ajalt on ikka jälle kokku võetud, palju neid liike on, et neid soondame liike on seal vähemalt 60, üle 60, kindlasti on siit praegu nüüd midagi puudu. Ja kui me nüüd vaatame neid kaitsealasid, siis
mere ääres paiknev see Teesu kaitseala oma selle väikse pindala kohta 4 selle loodusdirektiivi elupaigatüübiga on ka muidugi kahtlemata väga väärtuslik. No seal on võib-olla need põhilised väärtused on isegi nagu nende märjemate alade peal. Ja siis kaitstavaid taimeliiki on seal ka kindlasti vähemalt siis 11. Kui nüüd teistest nendest liikidest rääkida, siis linnudirektiivi esimesest lisast on seal siis näiteks musträhn, aga ka igasuguseid muid toredaid kaitsealuseid liike üsna palju, mõned on siin siis ka toodud. Nüüd Kesknõmme kaitseala 4 selle loodusdirektiivi selle metsakasukoha tüübiga ja jällegi siis samuti arvukalt igasuguseid toredaid kaitstavaid liike, aga siis eriti tuleb siin ära märkida seda, et ka seal on niisugune jugapuumets, kus siis kasvab Eesti suurim jugapuu, see on siis see niinimetatud sepise jugapuu, mis on siis rinnast diameetriga enam-vähem peaaegu 1 meeter ja üle 10 meetri kõrge, aga just see jämedus on siin niisugune rekordiline. Ja siis võib-olla nendest linnuliikidest võiks märkida siis kassikakku, mis on siis esimese kaitsekategooria liik Eestis, loodusdirektiivi linnudirektiivi esimese lisaliik ja mis üldse on siis meil ka kriitilises seisundis selle punase nimestiku järgi. Nüüd Tagamõisa kaitseala, no see, kui ma õigesti aru saan, on vist peamiselt loodud ka nende puisniitude hoiuks. See Tagamõisa puisniit on üldse üks nii maastikuliselt kui ka ütleme liigiliselt ja struktuurilt üks Eesti parimaid neid puisniite üldse. Aga peale selle siis ka neid loodusdirektiivi esmatähtsaid metsaelupaiku ja muidugi siis ka arvukalt kaitsealuseid taimeliike ja ka teiste rühmade esindajaid. Siin pildi peal on nüüd see üldse natuke nagu eksitav, et on siis Tagamõisa looduskaitseala, Tagamõisa hoiuala. See Tagamõisa poolsaare, see läänepoolne külg, et see ei kuulu nende kaitsealade hulka, aga seal on just minu meelest need väga väärtuslikud, väga ulatuslikud, ilusad loometsa massiivid, mis on täis ka igasuguseid kaitstavaid liike, näiteks ütleme Tagamõisa poolsaarel on üldse valge tolmpea ja punase tolmpea, ka niisugune väga hea esindusala, aga kui me vaatame seda kaarti, siis jälle siin on niisugused väikesed jupikesed nendest, mis on siis nagu kaitse all ja samas neid alasid, mis vääriksid kaitset, on seal väga palju välja jäänud. Ja muidugi siis jällegi niisugune pärl on Tagamõisa hoiuala, kus siis üldse on kokku, kui me mõtleme metsad ja ka need teised elupaigatüübiga, on kokku siis 18 loodusdirektiivi elupaigatüüpi. Ja kui me vaatame siis neid metsa elupaigatüüpi, siis jällegi need esmatähtsad elupaigatüübid on siin täiesti esindatud. Ja kui nüüd need
koltunud käsikirjalised paberid niimoodi kokku võtta ja sealt lugeda, siis vähemalt 220 soontaimeliiki on kogu selle Oiola peal, kaitsealuseid liiki kindlasti seal kusagil 20 ringis vähemalt. No need on ainult nagu praegu võib-olla siin rohkem nagu metsaliikidele ka tähelepanu pööratud ja terve rida siis ka neid haruldasi linnuliike. Noh, siin siis väike valik nendest kaitstavatest liikidest, et siis see loodusdirektiivi teise lisaliik kuldking on seal päris ohtralt esindatud ja siis siin ka paar seda lennukdirektiivi esimese lisaliike, siis näiteks nõmmelõoke. Ma ei tea, ornitoloogid oskavad võib-olla öelda, minu meelest mingil ajal oli meil seal nõmmelõok kusagil üldse halvasti, ma ei tea, kas nüüd on tema olukord paranenud. Aga siin on ka ikkagi selle punase nimestiku järgi välja suremise ohus, nii et väga, väga oluline liik seal ja siis värvulistest näiteks vöötpõõsalind. Ja siis, kui niimoodi kokku võtta, siis jällegi see Tagamõisa poolsaar oma siis see 6+1 metsaelupaiga tüübiga on kahtlemata väga, väga niisugune tähelepanuväärne ja siis vähemalt 9 loodus- ja linnudirektiivi liiki on seal ka. Ja siis ma veel kord rõhutan, et seal on väga esinduslik see loometsade massiiv, mis kindlasti vääriks tervikuna siis seda niisugust kaitsestaatust. No Viidumeest on mul siin natukene keeruline rääkida, sest et see inimene, kes Viidumeed tunneb läbi ja lõhki, on siin olemas, et kui midagi väga puud on ja midagi väga kõrvu riivab, siis võib kohe niimoodi karjatada. Et Viidumeest me võib-olla teame ka üldse kõige rohkem, et seal siis domineerivad männikud, aga muidugi on siis ka nimetatud tammikuid, mida on seal siis 10%, et see on ka kahtlemata niisugune tähelepanuväärne nähtus. Ja siis metsakasukohatüüpidest domineerivad siis seal palumetsad, aga ka kõiki neid teisi kasukohatüüpe on seal siis olemas. Aga mida muidugi igal pool rõhutatakse ja mis on ka niisugune eriline, on see siis see tamme alusmetsaga männik ja mida siis peetakse niisuguse reliktseks metsatüübiks soojemast kliimaperioodist, aga ma ei jõudnud päris hästi süveneda, aga minu arust ka see tammega metsade ajalugu on seal ka väga keeruline olnud seal Viidumeel ja üldse seal kandis, et võib-olla keegi oskab paremini öelda, et on seal ka mingis muid põhjusi. No siis muidugi esinduslikud need loodusdirektiivi metsaelupaiga tüübid ja siis loodusdirektiivi liikidest kaunis kuldking ja liblikatest siis näiteks suur mosaiikliblikas. Ja muidugi me teame ja tunneme Viidumeed just enamasti selle tõttu, et seal on tõesti hästi palju kaitstavaid soontaimeliike. Kui me siis vaatame ainult metsi, siis et enamasti on levinud nendes valgusküllastes metsades, need on siis Palu, Nõmme ja Sürja metsad. Siin on siis ka niisugune väike valik neid. Ja siis niisugused omapärased ja niisugused ka väga väärtuslikud on kahtlemata need Viidumee salumetsad, millest või mis ka selle Astangu nõlvadel siis niimoodi levivad ja siin on ka siis terve rida igasuguseid toredaid kaitsealuseid liike. Aga muidugi ma ei ole võib-olla õige inimene rääkima lindudest, aga kui ma vaatasin seda, et kui palju linnuliike on Viidumeel, et siis tõenäoliselt põhjuseks on see, et ikkagi need Viidumee puistud on väga mitmekesise struktuuriga. Seal tõesti on niisuguseid nišše, kus need linnud saavad pesitseda arvukalt ja seepärast siis on ka see linnuliikide arv seal niisugune suur ja ka siis niisuguseid haruldasi liike, et siin
Nüüd selle piltide peal on siis neli liiki, kes on siis kõik ka linnudirektiivi esimese lisa liigid ja praegu võib-olla on siis õige aeg ka rõhutada näiteks seda musta toonekurge, millega meil käib ka siin jällegi nüüd väike sõda nende elupaikade väljaarvamisega, kes on siis kriitilises seisundis ja kelle kohta on siis ka alati rõhutatud, et see on katusliik ka teistele liikidele, et väga oluline liik. Ja Viidumäe loodusliku mitmekesisuse põhjused, need on ka ilmselt enamikule inimestele niiviisi tuntud, et see on siis see reljeefi varieeruvus, et see kõrgem ala, see on siis Lääne-Saaremaa kõrgustik, siis see astang ja siis need madalamal asetsevad need moodustised oma tasandikuga, nii et see kogu see maastikuline ja siis see elupaigaline mitmekesisus on selleks põhjuseks, miks ta kõik nii rikkalik on. Ja julgesin siia panna ka siis natuke neid kaitseala nagu võib-olla suurimaid väärtusi, mis nagu kohe silma torkab, on siis see suur maastikuline mitmekesisus, siis erinevate elupaikade suur arv, erinevate elustikurühmade suur mitmekesisus ja siis minu jaoks need huvitavad metsaelupaigad on kahtlemata need tammega männikud ja siis salumetsad, aga muidugi tuleb siin siis rõhutada ka veel muid aspekte, mis on Viidumäega seotud, et kõigepealt hästi läbi uuritud loodus, siis et see on suur väärtus, et seal on väga pikka aega antud niisugust kvaliteetset loodusharidust, mis nüüd vaatamata igasugustele uperpallidele jätkub tänu väga siis tublidele noortele inimestele ja millest me ei jõudnud siin rääkida, milleks kõigi nende alade puhul võiks rääkida, on ka metsadega seotud, on siis väärtuslik pärandkultuur. Ja kui nüüd rääkida veel nendest Lääne-Saaremaast väärtuslikest kohtadest, siis siin ei olnud juttu näiteks Koorunõmme või ütleme see Ninase poolsaarest, mis on ka üks omaette suur pärl ja mul on ikka silmade ees see, kuidas sealsetes loometsades õigel ajal sinna minna, seda on punase tolmpea õitsvatest isenditest. Ja kuna öeldakse, et meid on õpetatud, igas jutus peab olema üks väike nali ka, siis ma võtan endale julguse rääkida ühe tõesti sündinud loo, mis minu endaga juhtus. Me olime 2. kursusel Viidumäel botaanikapraktikal. Ja minule ja minu sõbrannale väga meeldis see vana see triangulatsioonitorn, mis oli seal, praegu on see suur kõrgetorn ja see vana torn on kahtlemata lagunenud, aga meie võtsime igal õhtul ikka jalad selga ja läksime, jalutasime sinna ja ronisime siis sinna üles sellesse torni. Ja ükskord kohtusime seal siis ühe meesterahvaga, kellele me rääkisime, et me oleme siit need tudengid ja vaatame siin ja tema siis kõik näitas meile, rääkis, et kus siis Kihelkonna kirik paistab ja kus siis Vilsandi on ja millised metsad seal kõik on ja siis see minu kaaslane väga nii süüdimatult küsis, et kas teie olete siin metsavaht? Tegelikult oli see professor Kuno Kõrge, kelle kodu oli ka seal Viidumäel ja kes siis väga põhjalikult tundis kõike seda ümbrust ja andis ka meile väga toreda niisuguse ülevaate sellest. Nii, tänan.